Viimasabin tappis 2 mägironijat, kes ei teinud ühtegi viga. 28. september 2022. Takush Rock, California. 33-aastane dokumentaalfilmide tegija ja tema ronimispartner seisavad kitsal graniitribal, 1000 jalga maapinnast kõrgemal. Vägivaldne äikesetorm peksab mäge, temperatuur langeb järsult. Jäine vihm voolab mööda kaljut alla. Kuid hoolimata neid ümbritsevast kaosest on nad täiesti rahulikud. Nad teevad aruka otsuse tormist taanduda. Ja nüüd peavad nad lihtsalt laskuma mööda tavalist puuankrut ja jõudma maapinnale. Lihtne, rutiinne. Täpselt see hädaolukorra protseduur, mida ta on varem 100 korda harjutanud ja laitmatult sooritanud. Välja arvatud see, et järgmiste sekundite jooksul juhtuv ajab päästeuurijad täielikult segadusse. Need on Chelsea Walshi hirmuäratavad viimased minutid. Tere tulemast ekstreemsesse maailma. Enamiku inimeste jaoks kõlab tuhandete jalgade kõrgusel sõrmeotstega rippumine hirmutavalt. Chelsea Walshi jaoks oli see ainus koht, kus tema kihutav mõistus lõpuks vaikis. Ja ta ei olnud adrenaliini sõltlane. Ta oli Emmy auhinnale nomineeritud dokumentaalfilmide tegija, kes teenis elatist illusioonide purustamisega. Kui enamik ronimisalast meediat ülistab profisportlaste üleinimlikku füüsist, siis Chelsea oli oma viimases dokumentaalfilmis just paljastanud tõsiste söömishäirete vaikiva epideemia, mis neid vaikselt hävitab. Ta oli tööstuses tuntud selle poolest, et seisis ebamugavate reaalsuste ees külma teadusliku täpsusega. 2022 aasta 18. septembri hommikul sõitis ta Takush Rocki poole San Jacinto mägedes ja kavatses sellele mäele läheneda sama suhtumisega, külma teadusliku täpsusega. Tema kõrval istus tema selle päeva ronimispartner. Mees, kes polnud sugugi loodud traditsioonilise kaljuronimise õrnade millimeetripiente piiride jaoks. Ta oli 7 aastat saanud palka selle eest, et joosta täiskiirusel teistele meestele otsa 80 000 inimese ees. Tema nimi oli Gavin Escobar. Dallas Cowboys valis ta draftis 2013 aastal ja järgmise 7 aasta jooksul liikus ta Dallas Cowboysi, Kansas City Chiefsi, Baltimore Ravensi, Cleveland Brownsi ja Miami Dolphinsi vahel, enne kui ta 2019 aastal erru läks. Ja tegi midagi, mis üllatas peaaegu kõiki, kes teda tundsid. Pärast NFL-ist lahkumist sai temast tuletõrjuja ja ta hakkas tegelema uue hobiga, kaljuronimisega. Sellel hommikul ronis ta Takush Rocki lääneküljel teisena. Chelsea oli see, kes teadis, kuhu nad lähevad. See oli graniidist kaljusein tumeda ajalooga, mis asus umbes 8000 jala kõrgusel Idlewildist San Jacinto mägedest. Kauia rahva jaoks, kes olid selle mäe varjus põlvkondi elanud, kaua enne seda, kui ükski ronija kõiega kohale ilmus. Nimi Takush tähendas pahatahtlikku, kurja šamaani, kelle vaim oli kalju sisse igaveseks elama asunud ning veetis igavikku inimhingi kinni püüdes ja neid igaveseks mäe sisse tirides. Ja ronijate jaoks oli Takush üks kõige halastamatumaid traditsioonilise ronimise sihtkohti Ameerika Ühendriikides. Ronijad olid nendel seintel aastakümneid hukkunud kukkumiste, ebaõnnestunud ankrute ja muude arusaamatute põhjuste tõttu. Ja just sellepärast pidid 1956. aastaks grupp ronimispioneere leiutama täiesti uue matemaatilise süsteemi, et üksteist hoiatada, kui tõenäoline oli, et mõni marsruut võib sind tappa. Nad lõid kaasaegse Ameerika kaljuronimise hindamissüsteemi just selle konkreetse seina jaoks. See algas 5,0 juures lihtsa ronimise jaoks ja lõppes 5,9 juures, sest tol ajal peeti 5,9 absoluutseks inimvõimete piiriks ellujäämisel. Ja arvake, mis raskusastme valis Chelsea neile sellel hommikul esimese raja jaoks? Õige, see oli Dave's Deviation, klassikaline 5,9 rada Takushi lääneküljel, mida ta hästi tundis. Pioneeride standardite järgi pidi see olema kõige raskem ronimine, mida oli võimalik saavutada. Tegelikult oli see rada, mida ta oli varem 10 kordi läbinud. Kuid tol päeval ei paistunud mägi hommikul üldse muret tekitav. Taevas oli selge, temperatuurid olid mõõdukad ja kuigi ilmaprognoosid mainisid kerge vihmavõimalust, teadsid kogenud Takushi ronijad, et see ei tähenda suurt midagi. Tõsi, sellel kõrgusel kuivab kõik kiiresti ja väike vihmasabin pole kunagi olnud piisav tuhjus tagasipöördumiseks. Selle marsruudi esimene osa on karm vertikaalne lõhe kaljus, kus pole mugavaid käepidemeid, millest kinni haarata. Ülessaamiseks peab ronija suruma oma sõrmed väikestesse pragudesse kaljus, keerama neid, kuni need lukustuvad ja kasutades luude jõudu ning hõõrdumist,
tõmbama kogu oma keha raskuse mööda seina üles. aga Dave's Deviationi teine pool on see, kus peitub tõeline oht, sest pragu kaob lõpuks ära ja viib ronija sellele järsu nurga all olevale täiesti siledale graniitpinnale. siin ei ole ühtegi käe ega jala tuge ning pole ka kohta, kuhu turvavarustust kinnitada. ainus viis sellel hetkel seina küljes püsida on suruda oma jalanõude kummitald vastu kivis olevaid mikroskoopilisi kristalle ja usaldada oma tasakaalu. Ronijad ütlevad selle kohta, et see on kaitseta lõik. See tähendab, et sellel ronimise hetkel, kui Chelsea jalanõud isegi murdosa tolli võrra libiseksid, ei takistaks miski teda libisemast ja vägivaldselt mööda seda 8000 jalast graniitseina alla kraapimast. Al-Ghajale on see kaljuosa tõeline surmalõks. Aga Chelsea polnud mingi nädalavahetuse turist. Ta oli kogenud Lõuna-California ronimiskogukonna veteran. Teised ronijad tundsid teda kui põhjalikku perfektsionisti, kes võttis traditsioonilise ronimise ohtlikku matemaatikat äärmiselt tõsiselt. Chelsea jaoks oli see paljastunud kalju pühamu. Seinal püsimiseks vajalik täielik keskendumine sundis tema tormlevat meelt lõpuks vaibuma. Ta oli seda varem 10 kordi teinud. Täna ei pidanud miski teisiti minema. Nii et kell 8 hommikul alustasid nad tõusu, Chelsea eesotsas teed juhatamas. Tal olid juba pragu ronimise kindad kätele teibitud ja täisvarustus kaitsevarustust rippus rakmete küljes. Varustus, mis kuulus kellelegi, kes oli seda varem 100 korda teinud. Ta hoidis telefoni kindlalt taskus, et ronimist dokumenteerida. Ta oli ikka veel dokumentaalfilmide tegija, isegi 1000 jalgade kõrgusel õhus. Alati jälgimas ja alati salvestamas. Tema järel tuli Kevin, kaasas vaid üks aasadest tehtud tropike ja poolik komplekt kiile, mis on ronimises sisuliselt sama, mis ilmuda tulevahetusse taskunoa ja tühjade kätega. Siis sobis talle hästi. See oligi plaan. Chelsea oli see, kes pani varustust seina. Jevini ülesanne oli talle järele ronida, eemaldada tema pandud varustus ja mitte kukkuda. Ühelgi hetkel ei tegutsenud Chelsea ega Kevin väljaspool oma füüsilisi võimeid ega kehtestatud ohutuspiire. See oli probleemide lahendamise harjutus, ronimine metoodilistele mõtlejatele, mitte hulljulgetele adrenaliini otsivatele ronijatele. Tõusu kaupa lammutasid nad monoliidi Chelsea asjatundlikkuse abil. Ta liikus vaikselt ja metoodiliselt, nagu kogenud veteran. Kui ta jõudis vertikaalsete pragudeni, surus ta oma teibitud sõrmed graniidi vahele, lukustas need paigale ja tõmbas. Iga paari jala tagant peatus ta, pani turvavarustuse tükikese prakku ja kinnitas kõie karabiini külge, liikudes samal ajal ülespoole. Ja 18 meetrit allpool järgnes talle Kevin. Ta kasutas oma muljettevaldavat 115 kilost keha, et rasketest lõikudest läbi tõmmata. Eemaldas hoolikalt kaitsevarustuse, nagu nad olid kokku leppinud, ja kinnitas selle korralikult oma rakmete külge, sest neil oleks seda laskumisel vaja. Kell 10:30 olid nad juba ronimise kõige raskemad füüsilised lõigud läbinud. Sel hetkel olid nad sellel kitsal kaljuriiulil raja ülaosas, mida kutsuti Männi puumajaks. Nende vasakul ronis teine ronijate grupp üles palju raskemat kõrval asuvat rada nimega Super Pooper, mis muide on päris nimi, mille päris ronijad andsid päris 5,10B raskusastmega rajale. Nüüd toimivad Tokwishi graniitseinad nagu looduslik amfiteater, nii et heli põrkab üle kaljupinna ja paneb kaugel olevad ronijad tunduma palju lähemal, kui nad tegelikult on. Nii et Super Pooperi seltskond, kes vasakul oma ülemisi köiepikkusi ronis, kuulis Chelsea't ja Kevinit selgelt, isegi pingutamata. Ja kui nad peatusid puhkama, mäletasid nad selgelt, et Chelsea ja Kevini positsioonilt kostis üle kalju, kaja, jutuvadinat ja naeru. Nad ei lihtsalt ei jäänud selle ronimisega ellu, vaid nautisid seda. Nad ei olnud eksinud ega vaielnud õige tee üle. Ning ma kahtlen, et nad naeraksid, kui nad oleksid tõeliselt füüsiliselt kurnatud. Iga tehniline manööver oli laitmatult sooritatud. Nad tegutsesid täiuslikult oma võimete piires, hilise hommikupäikese käes suplemas. Nad ei aimanudki, et silmapiiril oli häda varitsemas. Täpselt kell 11:42 samal hommikul tegid teised ronijad Takushi idaküljel pilte, kui tumedad pilved hakkasid lähenema. Ja nendel fotodel oli näha silmapiiril pilvi, millel polnud mingit kavatsust vaikselt üle pea mööduda. Vaata, Takushi kalju asub otse sooja kõrbeoru kohal ja hilissuvel, kui see kuum kõrbeõhk tabab järske 8000 jalaseid graniitseinu, toimib mägi nagu tohutu betoonist ramp. Soe õhk sunnitakse jõuliselt ülespoole.
ja kui see tuhandeid jalgu jäisesse kõrgmäestiku atmosfääri paiskub, jahtub ja kondenseerub see hetkega. See protsess kuhjub kiiresti ja muudab nähtamatu vihmaniiskuse mõne tunniga tohutuks, isoleeritud tormipilveks otse tipu kohal. Meteoroloogide jaoks on see orograafiline tõus. Chelsea ja Gavini jaoks tähendas see alguses vaid kerget vihmasabinat, mis nende kiivreid puudutas ja polnud mainimist väärt. Siis läks asi hullemaks, sest keskpäevaks jõudis torm kohale. Ja see polnud sugugi see väike vihm, mida ilmateade oli maininud. Selle asemel saabus keskpäeval täiemahuline äge mägitorm, mis lõi ootamatult lääneseina ja muutis ümbritseva keskkonna sekunditega. Temperatuur langes hetkega. Äike müristas nii valjult, et see tundus füüsilisena. Kaja kostis graniitseintelt vastu ja mitmekordistus, kuni see polnud enam lihtsalt ilm, vaid pigem tunne, nagu oleksid kõlari sees. Väikesed raheterad kolksusid nende kiivrite vastu ja vihm ei sadanud mitte lihtsalt, vaid kallas, voolates otsejoones mööda kaljuseina alla ja ujutades praod üle. Chelsea oli hommikul oma sõrmi pragudesse surunud, libisedes nüüd mööda hõõrdumisseina alla, millele ta oli veel 45 minutit tagasi oma kummitaldadele lootnud. Siin on, mis juhtub graniidiga vihmasaju ajal. Kuivades tingimustes loovad kivipinna mikroskoopilised kristallid just piisavalt tekstuuri, et ronimiskumm saaks haakuda. See pole palju, vaid murdosa hõõrdumisest, aga sellest piisab. Terve traditsioonilise kaljuronimise spordiala põhineb tegelikult sellel hõõrdumise murdosal. Aga kui vihm graniidi märjaks teeb, kaob see murdosa ära. Kalju muutub peaaegu püstiseks klaasiks ja Chelsea jalanõudel, mis 2 tundi varem hõõrdumispinnal kindlalt püsisid, pole enam mingit pidamist kui sokkidel vainitoa põrandal. Selle päeva keskpäevan olid Chelsea ja Gavin täielikus tupikus. Nad olid lõpetanud Dave'i kõrvalekalde ja ronisid kõrgemale rajale nimega Ülemkuninglik Kaare, kui torm neid tabas. Kõrgemale ronimine polnud enam võimalik. Võimalus, et välk neid tabab, kuna nad olid kahekesi metallkõiega ühendatud paljastatud graniidisel harjal 8000 jala kõrgusel, tegi selle täiesti võimatuks. Nüüd oli sellest seinast ainult üks väljapääs ja Chelsea teadis täpselt, mis see on. Seda nimetatakse päästeks, mis on tegelikult ronimistermin sunnitud taganemise kohta, kui laskutakse kõiega kaljuseina mööda alla. See on tavapärane tegevusviis, mida kogenud ronijad harjutavad, milleks nad valmistuvad ja mida nad vajadusel ka teostavad. Chelsea oli varemgi taganenud. Ta oli ju kogenud ronija. Ta teadis täpselt, mida teha ning hakkas tormi sees liikuma lähima ankrupunkti poole, mis oli allpool männi juures asuval astangul. See sama kitsas kaljuriiul, kus nad veel 20 minutit tagasi naersid, oli nüüd külm ja läbimärg platvorm keset äikest. Temperatuur oli nii järsult langenud, et mööda kaljuseina alla voolav vesi oli peaaegu jäätumas. Chelsea rakmed olid täiesti läbimärjad. Tema köis oli veest raske. Iga metallist varustuse osa tema kehal kandis külma läbi kinnaste, kuid ta liikus tõhusalt. See oli see Chelsea Walshi versioon, kes seisis ebamugavate reaalsuste ees külma teadusliku täpsusega. Serval, männi külge seotud, oli nailonist rihma aas. See ei ole ebatavaline. Traditsioonilises ronimises on tavapärane, et taganevad ronijad jätavad puu ümber seotud rihma aasa mahalaskumisankruks. Ronihad nimetavad seda tatiks. Sa jätad selle järgmisele inimesele, sest tal võib seda vaja minna ja sest nailonaas maksab peaaegu mitte midagi. Takushi kaljut oli ronitud aastakümneid järjest, nii et polnud midagi üllatavat leida Pine Tree Ledge'il männi ümbert tatti. Chelsea sirutas käe selle poole ja tundis käes rihma, mis oli painduv, pehme ja tema käes hästi painutatav. See liikus nii, nagu rihm peakski liikuma. Ta vaatas seda. Värv oli tume ja see tundus terve, ilma nähtavate kulumisjälgede või kahjustusteta. Ta seisis äikesetormis, jäine vihm peksis tema kiivrit. Välk ähvardas harja kohal ning suhteliselt kogenematu ronija lootis tema peale, et nad mõlemad turvaliselt kaljuseinast alla saaksid. Tema aju, mis oli aastaid õppinud hindama riske graniitpindadel, hindas rihma ja jõudis järeldusele, et see peab nende ühiskaalu hädaolukorras laskumiseks vastu. Nii kutsus Chelsea Gavini enda juurde ja koos vihmasajus asusid nad tööle. Mändi all olev maa polnud sugugi tasane. See oli järsk, kaldu graniitplaat. Kuiva ilmaga oleks seal võinud vabalt seista. Kuid jäises vihmas läbimärjana
oli see nagu liuväli. Nad ei saanud seal lihtsalt seista ilma libisemata. Et nad märjalt kaljult alla ei libiseks, kui nad laskumisnööre sättisid, pidid nii Chelsea kui ka Gavin end selle üheainsa rihmast tehtud aasa külge kinnitama ja tahapoole nõjatuma. See oli Chelsea kaal, lisaks Gavini massiivne 115-kilone keha, pluss nende raske metallist ronimisvarustus ja vettinud riided, kõik tõmbasid korraga selle rihma vastu. Nad nõjatusid selle vastu, kandes oma raskust rihmale, et mõlema käega raskeid köisi üles tõmmata. See pidas neid ilusti kinni, nagu oodata oligi. Nad ilmselt ei mõelnud sellele pikemalt. Tavaline ronimisvöö on valmistatud polüamiid 6 materjalist, mis on loodud taluma peaaegu 5000 naela suurust jõudu. Ja see on inimese vabalangemisel tekkiv vägivaldne kineetiline šokk, mitte see õrn staatiline jõud, mida nemad sellele rakendasid. See ei tohiks nende kaalu all isegi mitte võpatada. Chelsea võttis oma isikliku ankrusüsteemi, põimis selle naidanisse ja lukustas karabiini. Gavin kinnitas end tema kõrvale. Vaatamata paduvihmale panid nad laskumise täiuslikult üles. Ja ma ei mõtle seda välja. On olemas otsene videokinnitus, sest Chelsea, alati dokumentaalfilmi tegija, võttis oma telefoni välja, et salvestada, kuidas nad paduvihmas oma laskumist üles seadsid. Ja tema salvestisel on näha, et paanika oli viimane asi, millele nad mõtlesid. Nad ajasid köied läbi, sidusid all ohutussõlmed ja kontrollisid oma süsteemi üle. Kuna Gavini kaal oli suurem, läks tema esimesena alla. Ta kinnitas oma seadme köie külge, nõjatus üle serva ja astus äärelt alla. Ta laskus vaid mõne jala võrra, kui nailonlint lihtsalt katkes. Hoiatust polnud, ei olnud ka mingit rebimisheli, mida oleks olnud kuulda üle kõue. Ühel hetkel hoidis ta neid üleval ja järgmisel hetkel oli pinge lihtsalt täiesti kadunud. Reageerimiseks polnud aega. Ja kuna Chelsea oli endiselt selle sama rihma külge kinnitatud, et mitte märjalt kaljult alla libiseda, polnud tal äkitselt enam midagi, mis teda mäeküljes hoiaks. Koos kukkusid Chelsea ja Gavin selge ees alla kaljuservalt, otse Takush Rocki järsust graniitseinast alla. Allpool olnud ronijad, kes olid tormi eest varju läinud, kuulsid seda juhtumas. Üle kõrvulukustavate äikese müristamiste ja rahepeksleva müra kajas läbi kanjoni amfiteatri hirmu äratav heli. Naabermarsruutidel olnud ronijatele kõlas see nagu tohutu kivivaring, mis mäest alla tormab. Siis saabus vaikus. Ronijad kutsusid kohe abi, kuid kui mäepäästeks tehakse 112 kõne, ei ole reageerimine peaaegu kunagi kohene. Sa ei saa lihtsalt sõita kiirabiga 2400 meetri kõrguse graniitkalju äärde ja sa ei saa kindlasti lennata pääste helikopteriga otse keset raevukat välkudega äikese tormi. Nii pidid Riverside'i mäepäästeüksus ja Cal Fire tegutsema raskemat teed pidi. Maapealsed meeskonnad mobiliseerusid ja liikusid jalgsi läbi jäise vihma läänepoolse külje jalamile. See võttis üsna palju aega ja kui päästemeeskond lõpuks seina alla jõudis, polnud enam midagi päästa. Mitmesaja jala kõrguselt sakilistele graniitkividele kukkumise matemaatika ei jäta ruumi õnnele ega viimasel hetkel juhtuvatele imedele. Nii Chelsea kui ka Gavin said kukkumisel katastroofilisi vigastusi ning nad kuulutati sündmuskohal surnuks. Väike kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui sa seda tahad. Patreon, link allpool. Nii, kus me pooleli jäime? Tead, kui ma uurimistööd tegin, siis üks asi ei olnud mulle üldse loogiline. Vaata, kui tunnistajad Superpuuperi marsruudil helistasid 911-le kell 12.17. Kirjeldasid nad seda, mida nad kuulsid, kui tohutut kivivaringut, mis mäest alla tuli. Mitte roonimisõnnetust või 2 inimese kukkumist, vaid kivivaringut. Ja kui esimesed päästjad jõudsid seina jalamile ja nägid rusu välja, said nad täpselt aru, miks. Sest seal laiali paisatud varustuse ja purunenud kiivri keskel kuristiku põhjas oli pool külmkappi suur rändrahn. Ja ilmselge küsimus, mida iga päästja sündmuskohal endalt küsis, oli see, kas see rändrahn tabas Chelsea't ja Gavinit astangul enne nende kukkumist. Sest kui sellise suurusega kivi tabaks sind, kui sa seisad kitsal graniidist astangul äikesetormi ajal, olekski tulemus just selline. See seletaks kõike. Kukkumise katastroofiline iseloom, rusuväli, see, kuidas tunnistajad teisel pool seina seda kuulsid, see oleks olnud kohutav, kuid lihtne õnnetus. Aga kui ronimise tehniline meeskond ronis märjale kivile Pine Tree Ledge'i juurde, et uurida ankru kohta, ei leidnud nad midagi. Puul polnud löögijälgi
ega rihmal muljumiskahjustusi. Mitte ühtegi tõendit, et enne kukkumise algust oleks mõni rahn seal astangul midagi tabanud. Kivi polnud neid alla löönud. Pigem oli kukkumine kivi lahti löönud. Mitusada naela kaaluv graniiditükk, mille lahti kangutas köie pingule tõmbumise jõud ja 2 inimese üle serva kukkumine, oli lihtsalt neile järele kukkunud. Nii et kui kivilangus seda ei põhjustanud, siis mis põhjustas? RMRU vaatas järgmisena isiklikku varustust. Ja just siin läks asi tõeliselt kummaliseks. Sest kui sa uurid 2 inimese varustust, kes on just kukkunud mitusada jalga graniitseina pealt alla, siis sa eeldad, et leiad vea. Mõni vahele jäänud klipp, lukustamata karabiin või tormis surve all valesti seotud sõlm, midagi sellist. Varustus annab peaaegu alati teada, mis valesti läks, aga Chelsea karabiin oli täielikult lukus. Kaveni 8-kujulised stoppersõlmed olid mõlemas kõie otsas õigesti seotud. Iga asi, mida nad sellel platvormil jäises äikesetormis tegid, oli õige. RMRU uurijad vaatasid läbi iga leitud varustuse detaili ega leidnud nende isiklikus varustuses ühtegi viga. Mitte ühtegi. Ainus asi, mis alles jäi, oli see üks nailonist rihma-aas, mis oli endiselt nende ankrusüsteemi küljes. Kuid uurijate jaoks oli just see võimatu osa. Nailonist rihm ei purune lihtsalt 2 inimese sellele toetumise tõttu. Pea meeles, see on loodud taluma peaaegu 5000 naela. See, et see rebenes nagu odav kingapael, ei olnud füüsikaliselt üldse loogiline. Ja müsteerium muutus veelgi sügavamaks, kui uurijad leidsid Chelsea telefoni rusude seest. Sealt leidsid nad video, mis oli salvestatud vahetult enne kukkumist. Sellel olid Chelsea ja Kevin männipuu kaljus vihmasajus. Nad ei tülitsenud ega paanitsenud. Nad ei kiirustanud mäelt alla. Nad olid rahulikud, metoodilised ja valmistasid põgenemist ette täpselt nii, nagu neid oli õpetatud. Et välja selgitada, kuidas täiuslikult sooritatud taandumine muutus 2 inimese surmaga lõppenud õnnetuseks, viisid uurijad katkenud rihma laborisse. Näed kinnitasid selle masina külge, et testida selle murdumistugevust. Pea meeles, et selle materjali tavaline aas peaks taluma umbes 5000 naela. Aga ametlikul tõmbekatsel purunes rihm täpselt 570 naela juures. Sellest piisas vaevu, et hoida Chelsea, Kevini ja nende märgade varustuse staatilist kaalu. Hetkel, kui Kevin astus äärelt alla ja lisas inimkeha dünaamilise jõu, polnud nailonil mingit võimalust. Hoolimata kogu nende täiuslikust ja hoolikast planeerimisest, oli nende saatus matemaatiliselt ja teaduslikult ette määratud. Aga miks see katki läks? Ja miks Chelsea ei märganud, et see oli kahjustatud? Vastus oli see, et nailon rihmadel on üks loomulik vaenlane, millel pole mingit pistmist kaalu ega jõuga. See on päike. Iga tund, mil nailon on kõrgel kõrgusel päikesevalguse käes, lagundab sealne ultraviolettkiirgus polümeerahelad, mis annavad materjalile selle tugevuse. See protsess ei põhjusta nähtavat narmendumist ega rebenemist. Selle asemel pleegitab päike aeglaselt värvi ja küpsetab kangast, kuni rihm vaikselt kaotab oma võime midagi hoida. Ja kuna Pine Tree Ledge asub Tackwish Rocki ühe vähem kasutatava laskumismarsruudi kohal, hindasid kohalikud piirkonda tundvad ronijad, et puudele jäetud vana lint võib seal püsida täiesti puutumatuna, kontrollimata ja asendamata kuni 10 aastat. Kui juta ette 10 aastat California päikest 8000 jala kõrgusel köietükil, mida peaaegu üldse ei kasutata. Kui uurijad vaatasid rihma laboris, kuivas ja kontrollitud keskkonnas hoolikalt, nägid nad, et see oli selgelt kahvatu ja rabedaks muutunud. Tavalise selge ilmaga oleks kogenud ronija nagu Chelsea selle jäiga nailoni haaranud ja kohe aru saanud, et midagi on valesti. Aga siin muutub lugu tõeliselt julmaks. Seesama torm, mis tegi Chelsea'l ja Kevinil ronimise jätkamise võimatuks, oli ka see, mis pani selle laguneva rihma Chelsea käes turvalisena tunduma. Sest vesi teeb 2 konkreetset asja tugevalt UV-kiirguse poolt kahjustatud nailonile. Esiteks pehmendab see rabedaid kiude, nii et jäikus, mis oleks kuivades tingimustes kohe valena tundunud, kadus täielikult. See rihm, mis oleks pidanud tunduma nagu vana kriit, tundus hoopis nagu uus varustus Chelsea käes. Teiseks tumendub vesi materjali, nii et hele, pleekinud hall, mis laboris karjus aastate pikkusest UV-kahjustusest, oli vihma poolt täielikult varjatud. Chelsea usaldas oma elu varustusele, mis töötas vaid 11% oma algsest tugevusest ja tundis midagi, mis tundus turvaline.
ta ei olnud hooletu ega lohakas. Ta oli kogenud ronija, tehes äikesetormis kiire hinnangu talle kättesaadava teabe põhjal. Torm oli lihtsalt hoolitsenud selle eest, et see teave oleks vale. Chelsea Walsh tegi kõik täiesti õigesti ja kukkus ikkagi taevast alla, sest üks lagunenud nailonitükk oli silma alt varjatud. Aga mis juhtub siis, kui üks ajaloo suurimaid ronimislegende sooritab veatu laskumise, lukustab kõik karabiinid ja kukub ikkagi surma? Mitte mäele jäetud lõksu tõttu, vaid sellepärast, et tema enda kehal oli aastaid tiksuv varustuse osa. See järgmine video räägib Todd Skinneri hirmuäratavatest viimastest minutitest.